Tere! Täna olen tulnud Tallinnasse ja lähen Tartu Hoiu-laenuühistu Tallinna esindusse. Kohtun seal Tarmo Läänega ning räägime täna kindlustusest. Räägin täna Tarmo Läänega, kes on Eesti Kindlustusühistu 1 juhatuse liige ja kellel on pikaaegne kogemus kindlustusvaldkonnas. Tere! Ja, tere ka minu poolt. Kui ausalt ütlen, siis kindlustus on minu jaoks suhteliselt kauge teema, et ma ei ole enne sellega kokku puutunud. Aga samas meedias on viimasel ajal ilmunud palju artikleid kindlustusühistu kohta ja minus on tekkinud huvi. Öelge palun, miks ma peaksin selle teema vastu üldse huvi tundma või kindlustusega tegelema? Miks see peaks mind kui naist huvitama? Kindlustus on ühiskonna osa, kindlustust nimetatakse ühiskonna peegliks ja praktiliselt kõik, vähemalt täiskasvanud inimesed ja ka lapsed puutuvad kokku rohkem või vähem kindlustamisega. Ja kindlustus on üks meie ühiskonna osa, meie kodud on kindlustatud, meie autod on kindlustatud, et täpselt nii nagu on ka toit ja jook, nii on ka nagu kindlustus meie ühiskonna osa ja et me ja lihtsalt me tahame ühistulise kindlustusega tahame seda kindlustamist veelgi teadvustada inimeste jaoks, et see teenus, mida nad tarbivad, on nende jaoks oluline. Mida siis õigupoolest kindlustusühistu tähendab? Kindlustusühistu tähendab seda, et kindlustusühistul on liikmed, kes on usaldavad teineteist, loovad selle ühistu ja hakkavad siis ise endale teenuseid pakkuma. Ehk siis liikmete poolt loodud ühistu, mis hakkab pakkuma teenused nendele samadele liikmetele. Aga mis vahe seal on, et kui mul on mingit kindlustusliiki vaja, võin minna mõnda kindlustusfirmasse ja endale sealt osta selle kindlustuse. Miks ma peaksin valima ühistu? Ühistu erinebki siis sellisest aktsiaseltsist või Euroopa äriühingust selle poolest, et kui aktsiaselts pakub inimestele teenust, siis ühistu kutsub ta klientomanikuks ehk siis pakub teenust, aga kutsub ka omanikuks ja jagab omaniku tulu. Ja kui siis aktsiaseltsid lähtuvad oma omanike soovidest ja eeskätt aktsiaseltsi omanikud eeldavad, et see ettevõte teenib nende jaoks võimalikult suurt tulu, mis on normaalne aktsiaseltsi puhul, siis ühistu puhul on vastupidi see prioriteet teistsugune, et eeldatakse just, et ühistu pakub oma liikmetele, oma klientomanikele maksimaalselt rahulolu teenustega. Ja see ongi see põhiline erinevus, ehk siis ühistu on liikmekeskne, aga aktsiaselts on ikkagi lähtub oma suuromanike, oma aktsionäride soovidest ja ootustest. Et põhimõtteliselt kindlustusühistu on nagu hoiu-laenuühistu, et kõik, kes on liikmed, on ka kaasomanikud. Ja, kindlustusühistu on nagu hoiu-laenuühistu või ka nagu piimaühistu või nagu teraviljaühistu just ongi, et ta luuakse tänu liikmetele ja ta tegutseb liikmete huvidest lähtuvalt. Ja liikmete huvid, reeglina kindlustusteenuste tarbijad, nad ikkagi eeskätt ootavad soodsaid kindlustusmakseid ja siis omanikutulu või teisi selliseid argumente. Kui ma nüüd astun Eesti Kindlustusühistu 1 liikmeks, kas ma saan selle kaudu siis kõik võimalikke kindlustusi? Et kui mul on vaja reisikindlustust, kui mul on vaja autokindlustust, kas ma saan kõiki erinevaid kindlustusliike põhimõtteliselt siis läbi ühistu? Ja, hetkel me oleme siis kapitali kogumise faasis, et kus meil liikmeid tuleb iga päev juurde ja kohe, kui on kapital koos, me hakkame tegevusluba taotlema ja kui tegevusluba on käes, siis me tõepoolest hakkamegi kindlustusteenuseid ehk kindlustustooteid pakkuma. Ja esimesel aastal on meil ette nähtud 6 suuremat toodet tuua turule, on siis kodukindlustus, ettevõtte varakindlustus, liikluskindlustus, reisikindlustus, nagu küsisite, ja ka masinate seadmete kindlustus, millega saab siis traktorid ja kombaine kindlustada. Et need on sellised 6 esimest toodet, mis me esimesel aastal tahame turule tuua, see on meil nagu tööplaanis ja ka edasi kindlustus on juba nende peale tehtud. Kes on aidanud teile kindlustusühistut luua? Ja ma vaatsin kodulehte, seal oli päris asutaja liikmeid. Kas nemad kõik siis kuidagi panevad oma õla alla sellele, et see kindlustusühistu saaks reaalselt toimima? Või kuidas sellega on?
Jah, see on täpselt nii, et kindlustusühistu on loodud asutajaliikmete poolt ja tänu asutajaliikmetele ja meie asutajaliikmed on väga laiapõhjalised, on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, kes esindab põllumehi, metsaomanikke, mesinikke, on jahimeeste selts, kes esindab jahimehi, on Tartu Hoiulaenuühistu, kes siis esindab osa sellest ühistulisest Eesti maailmast, on Eesti koduomanikke ühendav Eesti Omanike Keskliit, korteriühistud ühendav Korteriühistute Liit, muusikahuvilisi ühendav Eesti Akordioniliit, on Eesti Aiandusliit, et neid asutajaid on palju, on ka erasikuid, kelle väärtushinnangute hulka kuulub täpselt samamoodi siis ühistuline mõtlemine ja kaasa tegevused, et jah, kindlustusühistu on loodud tänu nendele liikmetele ja hakkabki tegutsema liikmete huvides. Et iga liige või iga asutajaliige on siis andnud mingi sellise panuse, mis on võimalik anda ja siis üheskoos suudetaksegi selline suur asi püsti panna, nagu ma saan aru. Jah, täpselt nii, et see ongi ühistegemine, mis alustasime nullist, asutajaliikmed on oma panuse pannud ja panevad ka tulevikus veel, aga nüüd me kasvamegi, meil tuleb iga päev tuleb liikmeid juurde mitme kaupa ja me kasvame nii kaua, kuni me saame selle tegevusloa kätte ja siis hakkamegi meie liikmeid kindlustama vastavalt nende ootustele. Mis see liikmete piir on, et mis peab olema täidetud, et saada luba? Meil ei ole otseselt liikmete alumist ja ülemist piiri, aga me kindlasti tahaks ikkagi mitu tuhat liiget saada selleks, et alustada, siis on meil ka liikmed, kellele pakkuda teenuseid juba. Kui nüüd keegi vaatajatest tahaks samamoodi anda hoogu juurde selle ettevõtmisele ja toetada seda, et siis ma saan aru, et see on oodatud igati. Ja, kõik Eesti ettevõtjad, eraisikud ja ühistulised organisatsioonid on oodatud Eesti kindlustusühistu üks liikmeks ja liikmeks saab tulla kodulehel eky.ee, et see on kiire, lihtne, mugav ja kõik on nagu tere tulnud siis Eesti ühiskonda üles ehitama, sest et üks selle ühistu loomise põhjused oli ka selles, et Eesti kindlustusturg, küll siis täpsemalt kahjukindlustusturg on olnud väga kasumlik terve selle sajandi ja hetkel me võime öelda, et iga nädal läheb Eestist välja rohkem kui 1 miljon kasumi eurot Eesti kahjukindlustusturult. Et Eesti kindlustusühistu üks mõte ja soov ongi sellest kasumist mingi osa Eestisse jätta, võimalikult suur osa ja siis ütleme laias laastus see kasumi osa, mida me Eestis jätame, me teeme selle poole võrra, sellest on soodsamad kindlustusmaksed ja teine pool läheb siis turvalisuse tagamiseks. Kõigepealt me tekitame reservid endale ja hiljem hakkame ka omaniku tulu jagama. Et see on nagu see mõte. Et räägime nüüd ka sellest, et mida liitumiseks siis teha tuleb, et kas seal on mingisugused liitumistasud, et millist kulu see hõlmab, et kui ma tahan nüüd saada liikmeks? No liitumine on lihtne ja, et tuleb tasuda 15 eurot liitumistasu ja siis on juba igal isikul on enda otsustada, siis eraisikutel on praegult saab panustada alates 100 eurost osakapitali ja juriidilised isikud siis alates 500 eurost osakapitali. See on juba täpselt nii, nagu igaüks ise seda heaks arvab ja oma võimalustele vastavat loomulikult. Aga see 100 eurot see sissemakse, see on siis ühekordne sissemakse või kuidas, või seda saab kogu aeg suurendada? Kui meil on kapitali, seni kaua, kuni on kapitali kogumise periood avatud, seni kaua saab alati oma kontole juurde maksta, aga 100 eurot oleks nagu selline minimaalne, et kuhu saab alati juurde panna. Ongi paljud liitujad on küsinud, et ta praegult pani seal 100 või 500 eurot, et aga kas ta saaks järgi nagu juurde panna, et siin on jah, et meie nagu vastus sellele küsimusele on selline, et nii kaua, kuni me kapitali kogume, nii kaua saabki juurde panustada, me lihtsalt summeerime siis selle isiku kontole kõik need osakapitali sissemaksed kokku. Aga see, kes paneb 500 eurot, et tema on siis rohkem kindlustatud kui see, kes paneb 100 eurot või? Meil on omaniku boonus ehk omaniku soostus kindlustusmaksetest on sõltumata kapitali panusest on võrdne, aga siis see vahe osakapitali sissemakse suurusest tuleb välja siis, kui me hakkame dividende maksma, et kes on rohkem rahaliselt panustanud, saab ka natuke suuremat dividendi siis selle osakapitali panuse eest. Et osakapital, see tähendab põhimõtteliselt seda, et ma maksan nagu hoiusele sissemakse või?
et ma hakkan nagu sellist nagu dividendi intressi koguma. Ja mis see intress on? No meil ütleme, et intressi ei ole nüüd paigas, et me esimesed 2 aastat ühistu ikkagi töötab ennast sisse, 3. aastal me soovime nullis olla ja 4. aastast me hakkame dividende maksma, et otseselt nagu intressi me ei saa lubada, aga me saame lubada omaniku tulu ja ma arvan, et 4. aastast oleks juba reaalne. Et omakapitali tootlikkus on meil kuskil 5-10% planeeritud, et aga jällegi siis liikmetele makstava dividendi suurus sõltub lõplikult sellest, kui palju see liige on teeninud, siis tarbinud neid kindlustusteenuseid ja kui palju ta on siis panustanud osakapitali ja selle lõpliku dividendi suuruse otsustab iga aastaselt nõukogu. Nii et ma saan aru, et osakapital tähendab, see on siis minimaalselt 100 eurot. Ja kui ma maksan nüüd selle sinna sisse liitumistasu ära, siis ma olen liige. Ja siis ma saan hakata siis veel tähendab, et ostma teie käest neid erinevaid kindlustusi. Et see tähendab, et mul on osakapital, see veel ei tähenda, et mul oleksid need kindlustused. Näiteks, et kui ma tahan mingit kaskokindlustust või reisikindlustust, et siis ma saan lihtsalt need osta nagu soodsamatel tingimustel kui teistest firmadest. On mul õigus? Täpselt niimoodi, et kui te olete liige, astusite liikmeks ja panustasite osakapitali, siis te olete ühistu liige ja saate omaniku boonust ja teil on siis ka õigus saada omaniku tulu sellest hetkest, kui me oleme juba suhteliselt omaniku tulu maksma. Ja aga jah, et automaatselt ühistu liikmeks ja astumine ja osakapitali panustamine ei taga teile automaatselt kindlustust, et seda mitte jah, et ikkagi selleks tuleb siis eraldi kindlustus juba lepinguid osta. Kena, aitäh teile, Tarmo. Jah, palun. Et minu uudishimu sellel teemal on nüüd kenasti rahuldatud, et ma kindlasti lähen ka Eesti Kindlustusühistu 1 kodulehele ja vaatan teie sotsiaalmeediakanaleid ja kindlasti uurin rohkem selle teema kohta. Aitäh vaatamast!